Tere tulemast Tsentri stuudiosse. Täna on 19. veebruar 2025 ja meie vestlusringis on Vermo juht Raul Vene. Tere. Ja Võru Empaki juht Remo Allikas. Tere, tere. Ja mina olen Hille Lillemägi, Kagu-Eesti puiduklastri tegevjuht. Ja Tsentri poolt pakub tehnilist tuge Tauno Eerik. et palusin Taunol ka korraks nägu näidata. Et me kohtusime sama seltskonnaga siin novembris 2022 ja see oli täpselt see aeg, kui oli päevakorral elekter. Elekter oli järsult kallinenud, oli universaalpakett oli päevakorras, keegi mäletab sellist asja nagu universaalpakett. Ja ettevõtjad muutsid sel hetkel oma ärimudeleid, mida iganes. Rääkisime veel personalist, tellimustest, investeeringutest ja täna nüüd siis 2 aastat ja 3 kuud hiljem on siis proovime need samad teemad läbi käia. Et Remo andis tookord ka lubaduse, et saame kunagi kokku ja räägime, et mis vahepeal on muutunud. Et alustame siis peale, mis on muutunud, et kuulasin ka selle eelmise aasta podcasti üle ja Raul, sina ütlesid, et aastal 2022 moodustas elekter Vermo käibest 5%. Ja kui päikesepaneele poleks olnud, siis oleks Eesti Energiale peale maksnud 80 000 eurot, sellised numbrid. Et aga kuidas on täna seis, et mis selle ajaga on muutunud selle 2 aasta 3 kuuga? No faktid on õiged. Nii see 22 aastal oligi. Täna on endiselt sama, et 6 kuul ja pluss päike ei paista ja paneel ei tooda. Õnneks ei ole elektri hind sellisel tasemel, kuigi kui alguse ja sissejuhatuse juurde tulla, siis täna on nagu siuke same, mis 22 oli, kus elektri hind nagu järsult seal 700-750 mega peale tunnis hüppas. Täna me veel sellist hinda näinud ei ole, loodetavasti ei näe ka. Mis meile tähendab päikesepaneel ikkagist kulu kokkuhoidu. Ja kuigi see elektrienergia ei ole sellises hinnas, siis teine komponent sellest on võrgutasu, mis samm-sammult nagunii iga aasta kasvab ja kasvab edasi ka ja seda on lubatud ka. Ja täna võiks suures pildis öelda, et natukene veel ja siis on see esimene päikesepark oma investeeringu tagasiteenija. Täpselt niimoodi see ongi. Siis 3 aastaga praktiliselt. No ütleme niimoodi, et peame selle 25-ndaga ikkagist ära ootama ja siis me võime öelda, et investeering on nullis. Ma enne kui ma siin Remo käest küsin sama küsimust, et ma tean, et on veel teised puiduklastri liikmed, kes ka plaanitsevad päikeseparke arendama hakata, et ma saan aru, sa oled nagu väikest viisi mentoriks neile. Üks asi on enda tarbeks, teine asi on siin muutuvad olud ja kõik see täna väga populaarne sagedusturg ja salvestuslahendused ja nii edasi, kus võimalusi on nii palju, et mina ka ei tea, millised need võimalused on. See tundub atraktiivne, aga tundub, et see atraktiivne on sellel aastal ja järgmine aasta aga kas sealt edasi on keeruline öelda. Ja ma millegipärast arvan, et see, kes teab, mis toimub 2, 3 ja 5 aasta pärast, see suure tõenäoliselt valet. Ja Remo, ma küsin, et sinul oli 2022, sa ütlesid, et on poolenisti fikseeritud pakett ja sa olid investeerinud samuti päikeseparki ja hoonetesse, et kuidas siis praegu? Tõmba mikrofon natuke ligemale. Ja, no selles mõttes, et meie viimasest kohtumisest tõesti on omajagu aega möödas ja nii nagu jutt oli, et vaatame, mis oleks saanud on. Suures pildis ei ole midagi saanud, oleme endiselt mööbli tootmise juures, et kõik on oma liistutöö juurde jäänud ja tegevus käib samamoodi edasi.
Miks me tollel ajal saime fikseerida elektri hinna ja miks see teema oli sellepärast, et me oleme otsapidi seotud ka Espaka AS kontserniga ja sinna kuuluvad siis kõik Espaki ehitusmaterjalid poed ja erinevad tehased terves Eestis. Ja tänu sellele oli meil võimalik liituda selle mahuga ja selle mahu peale tehti meile siis väga hea hind. Et tollel hetkel tasus nii-öelda selle fikseeritud paketiga olla. Suve poole, kui ilmad paremaks läksid ja nii-öelda turg normaliseerus elektri mõttes, siis me samamoodi tulime sealt ära ja läksime börsiturule. Tänase päevani me oleme börsiturul ja ilmselt me nüüd kevadel saame siis teada ka, et kas see oli nagu hea mõte või mitte hea mõte. Et ma tean, et siin Raul ja mõned teised on ikkagi teinud talveks sellised teistsugused otsused oma nii-öelda investeerimis- ja tootmisplaanidesse, et eks me siis saame teada. Nüüd arvestades seda, mis siin viimase paari kuu jooksul toimunud on, siis tegelikult me oleme üsna sarnases seisus, kus me olime 2,5 aastat tagasi, ehk siis tegelikult, kui me viimast kuud aega vaatame, siis elektri hind on tavapärasest ikkagi päris palju juba kõrgem. Ja mingitel päevadel, mingitel tundidel on ta ikkagi juba ebanormaalselt suur. Ehk siis, kui see trend nagu jätkub, siis tuleb hakata võib-olla mingil hetkel natuke oma tootmisplaane ümber tegema ja vaatama, et kas võib-olla on mõistlik mingil kellaajal mingisuguse seadmega tööd teha, mille tarbimine on väga suur, kui on võimalik selle seadme töö aega nii-öelda sättida. Muus osas meie päikesepark on samuti ennast tänaseks tagasi teeninud ja see on tore ja see annab meile väga palju juurde just seda, et me ostame ikkagi vähem nii-öelda turu pealt ja me võidame nii-öelda nendes ülekandetasudes või siis nendes maksudes, pluss siis energia, mis meil endale tuleb ja me ise müüme väga vähe. Müüme alla 10% oma tootmisest elektrit ära. Ja see sisuliselt juhtub alati siis, kui meil on kollektiivpuhkus tootmises, ehk siis suvisel ajal. Sellel aastal me jätkame päikeseparki investeerimisega. Juba päikesepaneelid on ära ostetud, need on juba laos riiuli peal ootavad, ehk siis vaatame, kuidas see kevad tuleb, proovime kevadel inverteri ka ära osta ja siis on suve alguses teeme ühe paigalduse ja tegelikult ilmselt, kui kõik hästi läheb, siis jaanipäevaks lülitame ühe väikse pargi endale veel juurde sisse. Ja puhtalt selle pärast, kuna tänaseks on need elektri või need päikesepaneelide hinnad väga palju langenud ja tekkis väga soodne võimalus neid osta, siis me selle investeeringuotsus tegime, ehk siis selle summa pealt, mis me täna sinna parki investeerime, tahaks loota, et me oleme ka umbes 2-3 aastaga tagasi nii-öelda teeninud selleni. Rõõm kuulda, et ei ole, et sisendid on nii kallid, et elekter on nii kallis, et me ei ole konkurentsivõimelised. No Remo tõi päris mitu head punkti siin ka välja. Ehk me võiks sellest elektrist jaurata, ma arvan, siin tunde ja siis arvata, mis siis toimuma hakkab. Ja 22 lõpus tuli see universaalpakett, see oli hinnaga seal 165 eurot megavatt-tund. Täna fikseerida selle hinnaga talveperioodiks, no ei tahaks teha, siis tundus selle 700 kõrval nagu ikka täitsa soodne. Ja selles mõttes Remo ütles õigesti, et igaüks peab vaatama oma ärimudelit, et mis hinnaga ta saab ära fikseerida, kui ta tahab fikseerida, et tal oleks nagu kindlus või siis ollagi börsielektriga. Vermoga me lihtsalt ei saa lubada seda, et meil moodustabki elekter 4 või 5% kuukäibest. Peamegi selle, isegi kui me maksame rohkem, mida me tõenäoliselt maksime, vähemalt minu sellise arvutuste põhjal nii oktoobris, novembris, detsembris, jaanuaris võib-olla ka, veebruaris me ei maksa rohkem kui börsi, ehk börsihind on täna nagu kallim summa summaarselt. Et vaatame, mis elu toob. Aprillist läheme uuesti börsi peale ja siis loodetavasti paistab päike ka. Selge. Et tõmbame selle elektriteemale praegu joone alla ja vaatame neid järgmisi küsimusi, mis meil 2 aastat tagasi siin päevakorras ja aktuaalsed olid.
et siin oli tööjõud, rääkisime tööjõust, ma tooks siia juurde siuksed teemad nagu käive ja efektiivsus. Et väikest statistikat tegin eelmise aasta seisuga, et klastris on praegu 46 ettevõtet ja 34 neist on tootjad. Ja ligikaudu pooled tootjatest, 16 ettevõtet tootjatest, neil toimus palgatõus, keskmise palgatõus, avalike andmete põhjal. Ja käibetõus toimus, võrreldes siis 24 versus 23. Oli alla poolte 14 ettevõttel ja üldse käibe kogusumma langes 3% kõigil klastri ettevõtetel, tootjaid siin on arvestatud. Et Raul, sina ütlesid aastal 22, et ei saa kõigil töötasu tõsta, et palk võib tõusta ainult tootlikkuse tõusuga. Et kui ma praegu Vermo andmeid vaatan avalikke, siis võrreldes 2023. aastaga on käive tõusnud 7 miljonilt eurolt aastas ligi 10. On need andmed õiged? Ja. Ma nii ümardan umbes. Ja töötajate arv on ka tõusnud 67-lt 72-le ja kasum töötaja kohta on puiduklastri tootjatest suurim. Nii et tundub, et läheb teil väga hästi numbrite järgi. Aga 24. aasta kasumit ei ole veel avalik. Ütleme, need on need esialgsed andmed, aga ütleme, ärme neid puhta tõena võtame, aga see on jah, siukene avalik statistika. Aga midagi ta ikka näitab, et te olete kasvanud hüppeliselt ja küsin hoopis, et mis on need väljakutsed sellise suure hüppe puhul, et mis on teie pudelikael praegu, kas tootmine, müük või kuidas? Ma arvan, et viimased 4 aastat on kõikidel niimoodi on, et ega täpselt ei tea, mis nii-öelda homne toob ja homset me küll teame, aga mõtlen siin nagu 2, 3 või 6 kuud ette, et tegelikult ei tea. Kui sa teed teatud tegevusi, siis sa saad eeldada, et see võiks midagi tekitada käivet, uut klienti, sealt ka loodetavasti kasumit, töömahtude kasvu ja nii edasi. Kõike saad sa siis eeldada, kui sa teed selleks piisavalt tegevusi. Kui küsida pudelikaelte kohta, siis need on olnud eelmisel aastal seinast seina. Ehk tegelikult aasta algas ikkagi sellega, kus tööd oli vähe. Tegelikult oli vähe. Siis 3 kuud hiljem oli selline olukord, kus tööd oli liiga palju. Siis oli töötajaid vähe. Siis hakkasime värbama. Loomulikult ikkagist 10 kaupa ja nii edasi. Siis kukkus efektiivsus, ehk siis see, mis me samas ajaühikus tootsime, me tootsime kohe vähem. Siis värvatud töötajad arvasid, et neile see töö ikkagist ei sobi, läksid ära, siis värbasime uusi. Nii et see pani ikka korraliku pitseri negatiivses mõttes meie eelmisele aastale. Käivet suutsime teha sellepärast, et juba 22 alustasime ettevalmistustega USA turule müügiks. Ja sealt me startisime 23 aastal, nii et see oli oodatud kasv. Me isegi mõne võrra ootasime rohkem tegelikult seda kasvu ja ka 24-ndasse läksime selle eesmärgiga, et kui me 50% suudame käivet kasvatada, siis me oleme siis on see meie lagi. Et meil ei ole tootmismahtu, see oleks täielik lagi olnud. Kasvas, ma ei tea, 40 midagi protsenti. Loomulikult jäime sellega ka rahule. Ma arvan, et täna on pudelikael, ma ei tea, kus on. Saaks öelda, et kogu ideede ja asjade finantseerimises aga ei ole, et pank on täna nii helde, et küsid, palju raha tahate, et kõike saate. Mis pank see on selline? Tööjõu osas
ega siin ei ole selle 2,5 aastaga suurt midagi muutunud. Sest ikkagist on CNC-operaator puudu ja ikkagist otsime teatud spetsialiste ja ei ole suutnud ka ise välja koolitada, nii et ma ütlen, et summa summarum siin nagu ei ole nagu midagi muutunud. Turu peal ei ole muutunud. Ma ei tea. Igalt poolt natukene saaks paremaks, aga midagi sellist nagu, et hops kohe niimoodi, et see täna poob ei ole, onju. Et üks selline nagu väike nüanss välja tuua, siis me oleme startisime eelmise aasta siuke keskpaigas 8 ettevõttega allhanke osas, et teha koostööd. See oli umbes samamoodi nagu uute töötajate värbamine, et hakkame nullist õpetama aga hea on see, et täna on 2 ettevõtet ikkagist meil nagu koostööpartnerid, keda me saame usaldada ja kellega edasi minna. Nii et ka see võiks anda meile sellel aastal sellist käibemahtu juurde. Rõõm kuulda. Remo, et 22. aastal ütlesid sa, et tulemused on langenud kõigil turgudel, et tellimusi oli sel hetkel vähe, tegite madalamate hindadega. Aga ma vaatasin numbreid ja siin 4 aasta jooksul Empaki käive on olnud suhteliselt stabiilne, väikeste kõikumistega, et sel aastal vist langes natukene 3,5–3,2 miljonini. Aga palganumber on teil ikkagi suurenenud avalike andmete puhul. Ma küsin veel natuke. Ja, no selles mõttes, et eks see tahes tahtmata palgatõus ja palgatõusu vajadus on igapäevaselt meil kogu aeg olemas ja endiselt on Võrumaa mediaanpalk väiksem kui Eesti keskmine palk ja et me sinna kunagi jõuaksime, ma ei tea, siis me peaksime müüma ikkagi väga heade hindadega oma tooteid. Lihtsalt siis on küsimus, kas keegi neid ka ostab. Ehk siis selles kohas on meil ruumi nagu küll, aga jah, me oleme ka samamoodi olnud seisus, kus me ikkagi peame tõstma tööjõukulusid ja sellest lähtuvalt on need numbrid suurenenud. Kui me nüüd eelmist ja üle-eelmist aastat vaatame, siis jah, aastal 2023 oli meil hea aasta, võiks öelda. Ehk siis tegelikult numbrid nagu olid paremad, kui me alguses nii-öelda ootasime. Aga 2024 ikkagi, nii nagu Raul ka ütles, tegelikult oligi, algus oli meil sarnane ja aasta keskosa samamoodi, et tegelikult tööd ei olnud ja tellimusi oli vähe. Ehk siis tegelikult me olime selleks ka juba mingil määral valmis ja aastal 2023 lõpus me ju vähendasime juba töötajaid, automatiseerisime seal ühed süsteemid ära, kus me saime 3 inimest nii-öelda vabaks lasta ja selle tulemusena me läksime ka 24. aastasse natuke väiksemate jõududega peale. Ütleme, et meie jaoks 24 aasta algas sisuliselt alles augustis ja see siis nii-öelda läks välja aasta lõpuni ja selle aasta algusesse ka, kus me saime ühe suure ja ägeda tellimuse, mida me saime sisuliselt pool aastat järjest teha ja see nii-öelda nagu võiks öelda, et päästis selle aasta ära. Üldnumbrites me kaotasime umbes 15% käibest tootmises terve aasta peale. Ehk siis seda on päris oma jagu. Ja aasta lõpunumbreid ikkagi jäid natukene plusspoole peale, aga ütleme, et midagi väga rõõmsat siin ei ole. Kaubanduse poole pealt on teistpidi, et kui me kaubanduse poole peal vaatame, siis kaubanduse poole peal on aastal 2023 oli ikkagi väga hea aasta ja 2024 aastal oli samamoodi kaubanduses ka oluliselt vähem kaupade liikumist ja ostmist ja kuude lõikes ikkagi iga kuu oli võrreldes siis 2023. aasta müükidega mõnevõrra väiksem kui muidu. Ja aasta lõpus siis tegelikult ka keskmiselt umbes 10% kaotasime siis käibes kaitsmaterjalid müügis. Sa mõtlesid 2024 oli väiksem? 23-24 jah, et 24 oli nii-öelda väiksem. Nüüd, kui me 25 aastat vaatame juba, siis esimese kuu tulemused on ka käes. Ja selles mõttes, et need numbrid on jällegi nagu positiivsed, et
kuigi väliselt see väga ei paista, aga tundub, et aasta algus on ikkagi suhteliselt hästi käima läinud ja meie jaoks jällegi on 2025. aasta jaanuarikuu tulemus siis mõnevõrra isegi parem kui 2023. aasta jaanuar. Ehk siis eelmise aastaga võrreldes tegelikult umbes 30% kasvu juba jaanuarikuusse. Mille arvelt see kasv on tulnud? Ma arvan, see on tulnud paljuski selle projektis, mis me tegime ja samamoodi ehitusmaterjalide müügis. On toimunud head tehingud ja sealt on võimalik olnud siis kasvatada seda numbrit. Et võib siit nagu veidike järeldada, et mingid ehitusturud hakkavad veidike taastuma või ei julge sa seda selle pealt veel? No ma ei julgeks seda päris nii öelda jah, sest me ütleme, et me siin ka osaleme sellistes suurtes hangetes ja suurtes projektides ka, kus siis ehitatakse korrusmaju näiteks. Siis seal ma näiteks näen küll, et need hinnad on täna sellised, et teatud ettevõtted müüvad nii-öelda kaupa välja raamatupidamisliku miinusega, teenides kasumit tulevaste boonuste pealt. Ehk siis jah, 2 konkreetset projekti olen kõrvalt näinud, ise ma loobusin nendest projektidest, kuna lihtsalt see võimalus sealt nii-öelda kasumit ettevõttele teenida jäi nii väikseks ja risk oli niivõrd suur, et siis selles mõttes jäi need ära, aga jah, nendes hinnapakkumiste voorudes ma osalesin lõpuni ja ma nägin, mis hindadega need hanked võideti, nii et jah, selles mõttes suurtel objektidel on täna tööd vähe, pakkujaid palju ja tegelikult tehakse peaaegu nulliga või siis hästi väikse miinusega selleks, et lihtsalt see keeruline aeg võib üle elada. Aga aasta teine pool, ma arvan, et läheb elavamaks ja palju on juba praegu ka küsimusi üleval igasugustes riigihangetes, ehk siis on näha, et riik on ikkagi mingisuguseid ehitusplaane tegemas ja kui riigihanked tulevad, küll siis erasektor järgi tuleb. 2023 ju tegelikult juba langesid müügimahud nii meie lähiriikides Soomes, Rootsis, Saksamaal ja iga aasta on veel ka mööblitootjate konverentsil käinud esinemas Swedbanki esindaja ja nende uuringu järgi siis 53% mööblitootjatest on plaan otsida uusi turge. Et plaan, mitte ainult plaan, vaid juba otsivad, et võib-olla paljastate ka mõned omad plaanid, et Vermo. Ja, Lõuna-Korea päästerõngas. No meie hakkasime ikkagi seda USA rauda taguma 22 ja 23 esimesed müügid Amazoni platvormil, ehk siis kasutades Amazoni platvormi sisenesime jaeturule. Eelmine aasta siis loomulikult olid müügid suuremad kui 23. Aastad pole ka nagu võrreldavad. No alguses ujusime ikkagist nagu väga üksi seal ookeanis. Täna ütlen niimoodi, et meil siin iga nädal tuleb uus konkurent turule. Ja kui ma veel mõned kuud tagasi rääkisin, et on 12 või 13 konkurenti meil seal Amazoni platvormis, täna on julgelt üle 20 juba, kes sarnast toodet müüvad seal, nii et see annab ka meie müüginumbrites ikkagist tunda. Kas nad on Hiina rahvavabariigist või nad on igal sealt, pool? Ei, nad on ikkagist väga ühest rahvavabariigist. Aga see on nagu olukord, millega me peame leppima ja kuna meie veres või DNA-s on see tootearendus sisse kirjutatud, siis see on nagu meie leib seal. Ehk siis tootearendus, uued tooted, lansseerimised, portfelli laiendus, mis meil nagunii plaanis on, teeme seda kiirendatud korras. Ja USA on kindlasti nagu see turg, kuhu meie nagu fokusseerime. Kas Vermo on bränd ka juba Amazonis? Kas vaadatakse ainult Vermo asju näiteks? No sellist tagasisidet me oma abilistelt saanud oleme, et Vermo on päris kõlav nimetus ja Vermo järgi ka otsitakse juba Amazonis. Nii et taome seda rauda.
sest kui nüüd toote järgi otsida, siis samasuguse sarnase kappi saab, me nägime Korea messil ju 51 € eest saab samasuguse kapi, et tagantpoolt vaadates oli ta mingi plaastriga küll kinni, aga ma kujutan ette, et Amazonis pildi peal näeb samasugune välja umbes, et Amazonis ta näebki samasuguse pildiga, sellepärast et nad isegi ei ole vaevunud nagu tausta muutma, vaid ongi oma toote istutanud meie pildi peale ja ka selliseid loosungeid näeb seal. Ja kellega me rääkinud oleme, ka nemad on natukene ahastuses, kuidas Amazon seda nagu teha lubab, aga hetkel see olukord selline on, jah. Seal on omad võitlused, aga teil on ka teisi turge peale USA. Ma saan aru, et kõigil turgudel on natuke paremaks läinud või? Ei saa öelda, et kõigil on. Me jätkuvalt kasvatame mahte tänu arendustele. Tootearendused, sealt uued tooted, uued kollektsioonid, see kõik tähendab ju kõikidele lisatööd. Suures plaanis me küll tahame jätta materjalid samaks või sarnaseks. Aga iga toode eeldab kogu dokumentatsiooni, kõiki programme seadmetes ja nii edasi, et see on see tegelikult, mis on nagu meie väljakutse, et me ei kasva niinimetatud kordus tootmise pealt, ehk siis vanade toodete pealt, et seda me saame järjest rohkem ja rohkem teha, vaid me ikkagi kasvame uute toodetega. Arendame neid, toodame neid, sihime täpsemalt, et peaks vähem tootearendust tegema. Samas igasugune katsetus on täna pikema vinnaga, eriti USA turul, kus toode peab tervena iga Johnile jõudma ja see läbib ikkagist erinevaid transpordi nagu ettevõtteid ja tõenäoliselt hella nagu toore munana seda ei käsitleta seal. Et saab kannatada, et ma ise olen neid pilte näinud, millisena see toode kohale jõuab, siis kõige nagu nii huvitavam, jutumärkides huvitavam näide, kui Hawaii'le jõudis toodena. See oli konkreetselt nagu laeva järel oleks see veetud, et see oli nagu täis vettinud, nagu see oli kõik läbi märg. Ja niimoodi jõuavad need tooted nagu lõppkliendile. Aga kuidas te teate, mida ameeriklased tahavad? Ma arvan, et meil on väga harukordne võimalus neile öelda, mida nad tahavad. Super. Ja turg on nii suur. Lõppkokkuvõttes, kui sa tahad toodet müüa $5, siis ma arvan, et sa võid seda seal turul müüa. Kui sa tahad 5000 müüa, ka see turg on seal olemas. Ja võib-olla see inimene, kellele meie tooted meeldivad, siis talle üldse see hind ei sobigi. Ta tahaks meie toote võib-olla 50 000 osta. Siis ta teab, et naaber Johnil ei ole sellist toodet. Turg on nii suur, turg on lai seal. Ja täna meil on ikkagi ka Saksa turg on täna see, mis on kasvanud läbi ühe kliendi. Aga on ka kukkujaid, ehk tegelikult kogu see Skandinaavia. Soome kukkus juba eelmise aasta alguses ära, aga Taani ja Rootsi on ikkagist, need numbrid on julgelt 50% alla tulnud. Aga see Saksa klient, kas sinna müüb Vermo ka oma brändi või sinna läheb white label'ina? Sinna läheb white label. Me küll, see toode on suuresti nii-öelda meie disainerite näpu alt tulnud, aga white label'il läheb sinna. Remo, et siin käis juba Lõuna-Korea läbi, et ma tean, et sa käid või on see juba lõppenud. Keikis on praegu selline inkubatsiooniprogramm, kus ma saan aru ka töötate välja sellist strateegiat, kuidas Lõuna-Koreasse minna või tahad sa sellest natuke pikemalt rääkida ja teistest turgudest ka? Jah, selles mõttes, et meie Võru Empagiga on liitunud siis üks noorte disainerite meeskond, kelle kaudu me siis plaanime luua täiesti uue tootesarja ja seda on tõesti plaan hakata turustama siis pigem Aasias, pigem Euroopas
ja täna töö selle brändi ülesehitamisega käib. Et seal meeskonnas on kaasatud Hispaanias disainer, kes on tänaseks juba esimesed disainid meile teinud. Nii et praegu käib nii-öelda nende disainide tootmisküpseks kooskõlastamine, nii tootmisega kui ka disaineriga nii-öelda teatud täpsustuste tegemine. Ja ühesõnaga sellega on plaan edasi minna. Muus osas tahaks loota, et meie põhiturg Soome äkki hakkab kuidagimoodi elavamaks minema, sest eelmise aasta lõpus me käisime seal uusi tooteid näitamas ja need võeti soojalt vastu. Ehk siis aasta lõpu tellimused on enam-vähem välja saadetud meil, üksikuid asju me veel siin lõpetame, et tegelikult nüüd äkki veebruaris hakkavad uued mudelid ka liikuma. Samamoodi näen ma, et meie komponendi tootmine kasvab ikkagi järjest juurde, ehk siis arendame ka natuke seda poolt. Ja muus osas ikkagi me näeme seda, et projektmööblil järjest rohkem hakkab tekkima kohta meie tootmises. Et eelmisel aastal ka seda oli päris palju sees, aga see oli ka sellise ühtselt planeerimatu, ehk siis, et need tulid ja läksid need projektid, et selle mõttes meil mahuliselt aega kulus nende projektide peale palju, efektiivsusnumber oli väike, kui me ühikuid vaatame, aga need olid need, mis meil sellel eelmisel aastal nii-öelda laias aitasid nagu üle elada. Sellel aastal on ka 2 projekti juba sees ja üks hakkab kohe valmis saama, et selles mõttes toimetamist jagub. Mis projektid need on? Kas maismaale? Jaa, need on täna maismaa projektid ja nii need ongi. Selge. Et 2 aastat tagasi sa ütlesid, et teil on plaanis arendada kodulehte ja e-poodi, et kuidas selle projektiga on läinud, et kas see arendus, no see on põhiliselt vist mõeldud sulle Eesti tarbijale, et kuidas sellega on läinud, on see ära tasunud või ei ole? Ja ma arvan, et ma võib-olla 2 aastat tagasi olin natuke skeptiline selle asja koha pealt, aga tänaseks on aeg tõesti nii palju edasi läinud, et me oleme tõesti oma e-poe teinud, avanud ja müünud sealt tooteid ja müüme tänagi ja tegelikult see müükide arv siin ikkagi on eelmise aasta teisest poolest nagu kasvanud päris palju. Ja sellel aastal me alustasime koostööd siis veel ühe nii-öelda reklaamiagentuuriga, kes meile aitab siis veel täpsemalt sihtida kliente, teha paremini ja rohkem mõtestatud reklaamkampaaniaid nii Facebookis kui ka Google'is, nii et vaatame, kas need ka nii-öelda hakkavad meile mingit tulemusi andma või mitte. Et see asi startis kõik veebruari alguses, nii et praegu veel on vara öelda, mis need tulemused on, aga Google Analyticust vaatame, siis tegelikult meie kodulehe külastatavus on ikkagi umbes 3 korda kasvanud juba, nii et nüüd on lihtsalt see, et kuidas need asjad edasi lähevad, nii et eks see on selline uus maailm meie jaoks, aga tegeleme sellega ka. No. Kui palju see e-pood teile umbes protsentuaalselt, et kas see oli ikkagi väga väike? Ja ta on ikkagi selles mõttes on üsna selline väike, et kuna me varasemalt või ütleme siis eelmise aasta mõttes ikkagi rahaliselt reklaami sinna palju ei panustanud, siis sealt ei olnud mõtet ka väga palju oodata, aga ma arvan, et e-poest ikkagi 5% me ikkagi müüme, isegi natuke rohkem. Et eks nendest e-poe tellimustest nii-öelda saavad algusega tihtilugu mingisugused algostud, millele järgnevad ka võib-olla juba järgmised projektid ja sedasi, et meil on sealt ka tegelikult saanud sellised projektimüüke. Toodete tutvustus veebis. Et 2 aastat tagasi rääkisid Raul materjalidest. Sa nägid seal väga suurt kokkuhoiu kohta, et materjalid oli probleeme materjalidega, et kuidas tänasel päeval on? No ma olen ikka õigeid asju rääkinud. Nii oligi. Sellest ajast on ju mitu aega möödas, aga fakt on, et kõik suuremad hinnatõstjad oleme me tegelikult oma tarneahelatest välja tõstnud, kes hindasid tõstis siin
mõni nädalas 2 korda ka. Ja täna põhimaterjalid me ikkagist ostame otse tootjalt, et vahendajaid on, täna veel on ja mingid ka jäävad, sellepärast nad on oma ala täielikud nagu spetsialistid ja saavad sellest aru, et eksporditurgudel müüa, siis nad ei saa kohe kuuga ja aastaga nagu rikkaks saada. Ehk hinnad on mõistlikud, ei ole mõtet teatud segmenti ise osta. See andis meile märkimisväärse kokkuhoiu aastal 2023 juba. Ja loomulikult sellega me oleme jätkanud ja ma arvan, et see laua pealt ära ei lähegi sellepärast, et sest vaikselt kuuleme, et tahetakse hakata siin hindu tõstma. Meie tegime selle otsuse, et me sellel aastal hindu ei tõsta oma klientidele ja kui see on ikkagist oluline materjal, selle hind tõuseb, siis me alternatiivi ka otsima hakkame. Ja kui me oleme nagu avatud vestlustes oma tarnijatega ja täna on ka kogemus käes, kus taheti, korduvalt on tahetud hinda tõsta, siis on trikoovoor kohe nagu hetkega, et ja nii on. No arusaadav. Ja see on igapäevane tegevus meil tegelikult. Et leida järjest parema kvaliteedi hinnasuhtega materjale. Ja kui me tahamegi efektiivsed olla, siis me lihtsalt ei saa majja seda ebakvaliteetsust lubada. Ja igapäevaselt otsime seda balanssi selle hinna kvaliteedi suhte osas. Et see on meil oluline ja ma arvan, et sellega me tegeleme igapäevaselt edasi. Nii et teema väga aktuaalne täna ka. Ja tahast edaspidi ka. Et materjalid on ikka teema, et kunagi siin see oli... materjali osakaal on lihtsalt meie tootest ju kõige suurem. Ja me ei tegele nagu iga artikliga, sellepärast, et see ei ole võimalik. Me tegeleme nende põhiartiklitega, kus annab märkimisväärse tulemuse. Et kui me eelmine aasta viisime läbi pakendite niinimetatud hanke või päringud võtsime, siis summa summarum me räägime täna 30+ % odavamatest pakenditest. Ehk siis nii see elu on. Ja tõenäoliselt see ei tulene mitte sellest, et uus pakub odavamalt, vaid põhitarnija on ennast nende 21 ja 22 ja 23 tõusudega täis söönud ja ei taha kuidagi tooraine hinnalangusega kaasa tulla või ei ole meile seda pakkunud. Nii et see on ka taganud selle, miks mõni tarnija ei ole täna enam number 1 tarnija. Arusaadav. Nii see elu käib ja summa summarum oleme meie kliendi vaatest samasuguses radaris on ju. Kui meie hakkame hinda tõstma siin, elekter tõuseb ja iga teenus tõuseb ja tööjõukulu tõuseb ja nii edasi, siis meie oleme seal täpselt samamoodi radaris on ju. Et kuulge, jälle tõstate siin 5% või. No aga siis leitakse alati leitakse odavam tootja on ju. Kas see lõpuks toob ka seda loodetud ja oodatud kasu, see on nagu teine teema, aga alati leitakse odavam tootja. No kindlasti siit lähiriikidestki leiab odavamaid tootjaid. Ja kui turud on veel nagu madal seisus, kuidas ma lähen täna seda kõike seda teenuste ja tööjõukulu tõusu kliendi käest küsima. Siis me peamegi efektiivsemalt tootma ja küsima seda osa ka oma nagu materjalitarnijatelt, et nad ei saa seda tõsta.
jah, selles mõttes, et minuni on juba jõudnud kuuldused, et tegelikult Skandinaavia turg on ikkagi üsna selline unine ja midagi head siin ei paista sellel aastal tulemas, vähemalt mitte esimesel poolaastal, ehk siis meie läksime seda teed, et meie viimati tõstsime oma toodete hindu aastal 2023. Ehk siis meie tõstsime sellel aastal hindasid. Ja lihtsalt nii ongi, et ega lõputult ei saa nagu samad hindadega teha, kui sisendi hinnad kasvavad. Ja mis me saime vastuseks oma klientide käest, siis meie konkurendid olid teinud hoopis sellist trikki, et nemad olid oma tooteportfelli üle vaatanud ja olid oma hindu alandanud hoopis 5-7% selleks, et saada tellimusi. Konkurendid kust? Eestist, jah. Ehk siis on tore näha ja kuulda, et konkurentidel on nii palju võimekust, et nad saavad tootehindasid veel allapoole lasta või et nende efektiivsus on nii palju suurem kui meie oma. Aga jah, minu numbrid ei näita kuidagimoodi, et mul oleks võimalik seda teha ja selles mõttes, et me ikkagi peame nagu aru saama, mis asi on ettevõtluseni, et see ei ole endale palga teenimine, et see on nagu midagi muud ja ettevõte peab teenima kasumit, mõistlikku kasumit. Meebli tootmises Eestis väga vähe ettevõtteid on võib-olla, kes töötavad endale ebamõistlikult suurt kasumit, et kõik toodavad ikkagi sellist mõistlikku kasumit, et see meebli tootmine ei ole selline, mis on näiteks pangandus, kus kasumid on iga päev 1 miljon. Aga jah, selles mõttes, et eks need materjalide hinnatõusud on see teema, mis käib nagu üsna niimoodi tsükliti, et tegelikult ka selle viimase 2 aasta taguse kohtumise ja tänase kohtumise vahel on olnud ju mitu suurt hinnatõusu ja tegelikult on mingil määral olnud ka hinnalanguseid, aga pikas vaates on tegelikult ikkagi materjali hind samamoodi tõusnud. Ja eks meiegi oleme selles mõttes samas seisus, et kui mingisugune toormaterjali hind ületab mingisugust teatud normi, mis muudab meie toote oma hinna liiga suureks, siis samamoodi me vaatame ja uurime turult alternatiive ja püüame siis nii-öelda samamoodi tekitada sellised olukordi, kus siis erinevad pakkujad saavad siis pakkuda meile nii-öelda oma parimat ja tõesti võib vahel nii juhtuda, et see, kes on olnud sinu põhitarnija, ei ole enam sinu põhitarnija, sest tema hind on millegipärast liiga kõrge. 2 aastat tagasi vaatasime ka väljakutsetele vastu, et Raul ütles tookord, et väljakutse on efektiivsuse tõus ja teie mõlemad tõite välja, et kõige olulisem on hoida oma tuumikmeeskonda. Et kas need on täna, võiks öelda, on täna ka laual need samad väljakutsed? No meil kindlasti on. Efektiivsus on selline asi, kus ei tea, kas see kunagi nagu otsa saab, et kogu aeg otsid seda nagu otsa ja seina, et millal oleks nagu nii efektiivne, et rohkem ei saa. No mida rohkem uurid ja puurid, seda rohkem saad aru, et on küll võimalik. Ma arvan, et see on ka üks selline nagu võimalus. Et miks me ei lähe täna hinda tõstma, sest me näeme seda võimalust, et me saame selle tootmisest soovitud kasumi ja võib-olla natukene rohkem ka veel kätte. Ja ei julge, ei taha ja lähtuvalt sellest ei ole väga palju neid argumente, et hinda tõstma minna. Ja sellepärast keskendume jätkuvalt efektiivsusele. Nüüd efektiivsusele läbi selle, et kui me oleme eelnevatel aastatel selle efektiivsuse nii-öelda teravikku pannud nagu inimestele ja seal tegevustele ja me oleme efektiivsemaks saanud. 7-10% iga aasta suudame samas ajaühikus toota rohkem. Siis sellest aastast alustame ikkagist jõulisema digitaliseerimise ja robotiseerimisega. Ja ma isegi külmutasin personali numbri ära, et ma isegi ei luba rohkem värvata.
ja kogu selle asja eesmärk on see, et me toodame igal aastal samas ajaühikus 10% rohkem ja töötasu tõuseb igal aastal vähemalt 5% kõigil. See on selline nagu plaan, mida me siin ikkagist kuni 5 aastat nagu taome, vaatame, kuhu me sellega nagu jõuame. Nii et efektiivsus on igal juhul teema ja laua peal ja siin on tööpõld nagu nii suur ja pikk ja lai ees, et saame väga-väga palju ise ära teha. Nii et sa vastasid juba ka järgmisele küsimusele, et investeeringud on plaanis. Me investeerime nüüd sellel aastal, tõenäoliselt läheb see ka järgmise aasta algusesse. Ma julgen öelda, et sama palju kui viimase 4 aastaga kokku. Nii et number läheb 7-kohaliseks ära, jah. Nii et ma olen triibuliga nägu, ma tõmbasin. Jah. Investeerime. Meie samuti peame vaatama, et me suudaks säilitada oma nii-öelda norme ja plaane, mis me oleme ette endale kirjutanud. Tore on, kui me suudame endast paremini teha, aga eks praegu ikkagi teeb muret võib-olla see, et kliente ikkagi on vähe ja müüki on vähe. Ettevõtte tuumik on kindlasti oluline ja nendega koos töötamine ja meeskonnatöö tegemine on kindlasti väga tähtis ja oluline selleks, et ettevõte oleks jätkusuutlik. Nii et selles mõttes me toimetame ja igati proovime oma meeskonda hoida koos ja enda lähedal. Palgad, ma arvan, et kindlasti sellel aastal jälle mingil määral peavad tõusma ja üritame neid ka siis tõsta. Ja investeeringute poole pealt me plaanime investeerida sellel aastal üsna vähe, sest et me ei taha eriti kasutada pangavahendeid. Me püüame ikka ise oma asjadega hakkama saada. Ja selle aasta, ma arvan, kõige suurem investeering on see, et me investeerime oma elektritaristusse, ehk siis meie hoonetes olevad elektrisüsteemid ja elektripaigaldised viia tänapäeva nõuetele vastavaks, ehk siis sellega tagada mingil määral varustuskindlust, ehk siis need teatud süsteemid on üsna aegunud ja samamoodi tekitada selle taristu nii-öelda investeeringuga võimekus siis liita lihtsamini juurde oma süsteemidesse elektrisalvestussüsteeme, seadmeid võib-olla tulevikus ja mingitele uuematele seadmetele ka uusi väljundvõimsusid sealt kätte saada. Et tegeleme sellel aastal pigem selliste nii-öelda heakorra töödega, kui nii võib öelda seda, et uusi läikivaid masinaid väga palju ei osta, aga jah, sellised majasisesed asjad nagu teeme korda ja paremaks. Nii et kokkuvõttes 2,5 aastat tagasi, ega seis on üsna sarnane. Seis on väga sarnane. On jah, jälle on meil kõrged elektrihinnad. Teemad on ka ju samad ju. Ja teemad on samad ja seisud on samad, aga me areneme, me ei sure. Aga seekord pean ma lihtsalt ütlema seda, et sellel aastal Vermos tõuseb palk kõikidel. Super. Nii et see on juba ära otsustatud. Täna ma julgen öelda, et 60% on juba palgatõusu teatise kätte ka saanud. Ja see, kes liitus meiega septembris või oktoobris või kellel viimati palk muutus eelmise aasta septembris või oktoobris, siis ka sellel muutub töötasu sellel aastal, nii et sellise lükke otsustasime teha. Ja vaatame, kuhu see lõpuks kõik välja viib. No tore kuulda. Ja ma loodan ka, et see aasta tuleb samasugune nagu 2023, sest numbriliselt oli see ju hea aasta. Aga kas ta tuleb või ei tule, eks me seda siis saame näha. Ja meil on vaja, et see tuleks täpselt nii nagu 2025 plaanime. No tore. Et siin on aina nagu üles minna, siin pole varianti. Ma küsin viimaseks küsimuseks teie käest Kagu-Eesti puiduklastri kohta.
et Raul, sina olid üks klastri asutaja liikmetest tegelikult rohkem kui 10 aastat tagasi, aga praegu on Vermo juba, tundub, et nii tugev juba ise, et kas üldse, kas seal Kagu-Eesti puiduklastril on mingit pointi sinu tegevuses, mis sa siit saad? Miks sa kuulud Kagu-Eesti puiduklastrisse? See on hea küsimus, aga alguse juurde tagasi tulles, ega kui ma selle asutaja liikmena olin, ega siis me aru ei saanud, mis see klaster on ja mida ta teeb ja eks see vahepeal hägustuski ära. Täna on ikkagist klaster see ühendus, kes liigub ja tegutseb ja hingab selle mööbli tootmise rütmis. Silmaringi laiendamine, läbikäimised, infovahetus, see on mõnusalt ja hästi organiseeritud. Ja pakub mulle ka sellist seltsielu. Ja väga naudin seltskonda. No. Remo, sina oled praegu juhatuse liikmena võtnud, ütleme, et vedada kõik siuksed ka mingis mõttes ka selline ideeline juht, kuigi meil on kõik laua taga võrdsed, nii ühe mehe ettevõtte kui 150 mehe ettevõtted on kõik ju samad laua taga, aga sina panustad juhatuse liikmena praegu kõige rohkem oma aega, et kas sa saad ka sealt midagi tagasi? Ma arvan, et kindlasti me saan tagasi ja Raul juba rääkis väga paljudest asjadest, mida me siit saame. Lisaks võib-olla see annab endale juurde veel sellist kindlust või siis turvatunnet, kui sa räägid samadest probleemidest sarnastes valdkonnas olevate inimestega, et tegevusid, mida sa teed või mida sa plaanid teha, on õiged või annavad lõpuks mingit tulemust ja võib-olla tõesti, kui sa üksi nagu juhid oma ettevõtet ja tihtilugu maadled mingisuguste küsimuste üle, siis on tegelikult väga hea, kui sa saad helistada puiduklastri liikmele, kes on kindlasti sarnase olukorras võib-olla kunagi olnud ja küsida ta käest nõu, et kuule, et kuidas seda või seda küsimust võiks lahendada või et mul on selline probleem, et mis sa arvad, mis oleks õige lahendus praegu, et ma arvan, et see on väga selline suur tugi. Ma väga loodan, et meie klastri sees inimesed seda kasutavad. Mina näiteks kasutan seda väga palju ja ma arvan, et see on täiesti okei, kui inimesed küsivadki üksteise käest küsimusi, millele nad ise vastust ei tea ja see on selline klastri väga hea selline toimivusmudel, et me kõik oleme siin ühise eesmärgi nimel, igaüks ajab küll oma asja, aga me vahetame teadmisi, oskuseid, kogemusi ja kõige paremini juhul teeme võib-olla oma mingit koostööd. No päris palju tehakse tegelikult koostööd, et siin klastri sees, et ma kõike ei tea, aga minuni jõuavad ka mingid teemad, et üksteisele allhanget ja lausa samu töid tehakse, üks teeb ühe osa, teine teise osa. Aga veel viimased reklaamiminutid siia lõppu, et 29. augustil on meil iga-aastane mööblitootjate konverents tulemas, siis Kagu-Eesti puiduklaster, Center ja Eesti mööblitootjate liit ja te mõlemad olete seal konverentsil ka sõna alati võtnud, ühesõnaga jaganud oma kogemusi ja paljud ettevõtjad, et sel aastal siis tuleb sama asi, ettevõtjad ise räägivad ja tuleb ka Swedbanki ülevaade iga-aastane ja veel palju muud huvitavat expo ka, suurem expo. Ja lätlased ka jagavad oma kogemusi. Nii et olete oodatud 29. ja suur tänu, Raul ja Remo, et jagasite oma kogemust, et loodetavasti on kellelgi sellest kasu ja on toeks. No igal juhul on sinna klastri aastakonverentsile oodatud kõik mööblitootjad Eestis, kes ei ole varem seda konverentsi külastanud. Neid on ikka päris oma jagu. Nii et ma arvan, et kõik olgu tervitatud sinna tulema ja saate näha, mis põnevat asja siis klaster teeb ja mida see konverents pakub. Ma julgen ka öelda, et iga endast lugupidav mööblitootja peab seal osalema, nii et kasutage võimalust. Ja, aga suur tänu teile ja aitäh, Tauno! Aitäh, Tauno! Aitäh, Tauno! No jes.